Tere, tere! Taas on mul üpriski selline mitmekülgselt tegus päev, kuid ma mõtlesin, et ma siiski jagan sinuga mõnda tähelepanekut, mis sobitub praegusesse aega. Nimelt praegu on erinevaid selliseid enesearengu teepraktikaid. Ja see on okei, et sa proovid ja katsetad, mis on sinu jaoks õige. Kuid kui sa oled keegi, kes on praktiseerinud midagi juba tükimat aega ja sa oled tõesti reaalselt tundnud selle kasu iseendale tuntavalt. Midagi su elus on pöördumatult muutunud paremuse suunas, on see siis tervis, heaolu, töö, ükskõik mis eluvaldkonnas, eks. Et sul on rõõm tulnud tagasi, mis iganes praktika see on, mida sa oled nagu järjepidevalt pühendunud, ikkagi valinud endale. Ja isegi kui sa oled proovinud erinevaid ja see on kuidagi nagu jäänud ja sa oled selle pühendunud ja see on toiminud sinu jaoks. Ja siin ongi see koht, et mõne jaoks on see toiminud võib-olla nii suurepäraselt, mõne jaoks on see ennetanud päris palju ja mõne jaoks mõlemat. Aga mu mõte on see, et kui sa ühtäkki nagu ei tee enam seda praktikat, sellepärast, et sa võib-olla oled kuulnud midagi, et see on mingi jama, ma räägin näiteks, toon sulle näite Reiki kohta, oled teinud näiteks aastaid Reiki praktikat, oled meistri kõik astmed läbinud ja kuidas öelda, see rõõmustab siin, sa oled pühendunult järjepidevalt teinud siiski, oled leidnud selles enda jaoks midagi mingil moel, mis on sinu tuntav, on ju heaolu. Kas ükskõik mis valdkonnas, eluvaldkonnas, siis ühtäkki sa lõpetad selle tegemise, siis seal võib olla mitu asja tegelikult. Seal võib olla selline, et okei, sa praktiseerisid, sul oli selline faas, et peale kooli sa praktiseerid, võtad seda oma igapäevasesse praktikasse ja mingi aeg sa praktiseerid ja siis sa saad aru, et lased kõik lahti. Sest sa oled, mingi klikk käib läbi, et sa oled piisavalt praktiseerinud, sa oled piisavalt läbi teinud, mämmutanud selle teema inside out, nii suuliselt, teoreetiliselt, energeetiliselt, maiselt ja nii edasi. Ja siis sa saad aru, et ma praegu jätan selle teema kõrvale, ma vaatan üldse, teen muid asju näiteks, mingid täiesti teise teema asju või proovin midagi muud või mida iganes. Või mingi eluvaldkond võtab suurema tähelepanu ja siis on see nii. See on loomulik osa, tahan ma öelda. Ka mina olen selle läbi teinud. Aga see on see, et kui see on sinu asi, ta tuleb sinu juurde tagasi. Aga kui ta sinu juurde tagasi tuleb, siis ta tuleb juba täiesti uuel moel. Sest tegelikult see integreeritud töö, mis sa ennem tegid praktikuna, see ei läinud luhta. See kinnitas kõik need materjalid, sümbolid, teadmised, teadlikkuse, praktika, kõik see ankurdus sinusse. Et kuigi sa liikusid edasi või tegid vahepeal midagi täiesti erinevat, proovisid erinevaid spirituaalseid praktikaid ka ja tuleb sinu juurde tagasi, siis sa saad aru, et või kas meenub, eks. See on tuttav, kui sa näed neid, see nagu jalgrattasõit, sa oled selle õppinud, see on nagu jalgrattasõit või autosõit, et sa oled läbinud need koolid, teinud seda praktikat, jumal kui palju. Ja siis see tuletab ennast meelde sulle, kui on õige hetk. Läbi elu virvarri. Ja siis sa avastad, et oh my god, kõik see aeg, mis ma enam integratsioonitööga ei tegelenud, ehk kõik see aeg, mis ma praktikuna jätsin selle, oli piisav minu jaoks. Kui ma lasin lahti, tegelikult teatud mõttes nagu usaldasin, on nii palju ikkagi selles samas vaimus juhtunud. Aga seda väga peene energeetilisel tasandil. Ehk siis tubli töö selle integratsioonitööga.
ja sa avastad, et see ja see, see ja see asjad on kõik paranenud sinu elus, erinevates eluvaldkondades. Et isegi kui sa pidevalt kontrollides või nii-öelda ei praktiseerinud enam, sest see periood sai nüüd läbi. Aeg oligi usaldada rohkem iseennast ja elu ja uskuda, et ka ilma pideva praktiseerimiseta, see on pidevalt sinuga, see on alati kättesaadav ka alateadlikul tasandil. Üliteadlikul, alateadlikul ja teadlikul tasandil. Ja sa alateadlikult vaistult teed selliseid valikuid oma igapäevaelus isegi, kui sa hiljem saad aru, et issand, kui reikilikud valikud need olid. Või et mingi sümptom või sõltuvus on täiesti ühtäkki kadunud ja sa tead, et tegelikult on see tänu reikile, sellepärast et varem oli see hoopis teine lugu, eks ju. Et tasapisi on see kõik lahti rullunud. Ja siis sa võid avastada seda, et kas sa tahad taas meenutada, taas tuletada meelde erinevaid detaile, võib-olla sa tunned seda, võib-olla ei tunne, või sa tunned lausa, et sa tahaksid seda edasi õpetada. Sest vahepeal oli mingi etapp, kus teatud mõttes teooria ja praktika läks ellu, rakendus päris ellu nii-öelda rohkem, mitte ainult oma enesearengu tee praktikale oma ruuminurgakeses, vaid tõepoolest igapäevaellu, igas eluvaldkonnas aktiivselt nii endaga kui teistega. Tegelikult, nii töös kui ka eraelus. Ja siis sa mõistad, et nii palju on sellega juhtunud, isegi kui ma lasin lahti, aga ainult tänu sellele, et ma selle integratsioonitöö ennem ära tegin. Ja sa tunned nii suurt tänu ja külluse tunnet. Ja sa tead, et see praktika on jäänud, isegi kui sa oled proovinud ka teisi, siis need on olnud väga toredad praktikad, kuid baas, kogu selle muutuste virvarris on olnud just näiteks, ma toon sulle näiteks endal reiki praktika. Sul on võib-olla mingi teine praktika, mis tõepoolest on sulle, sa tead, et see töötab sinu heaks. Erinevad praktikad töötavad erinevatele inimestele. Ja see on okei. Ja see on okei ka proovida ja naasta tagasi, avastada, tajuda, tunnetada, mis on sinu jaoks. Ja sa võid tunda, et sa tahad seda, kuna see on see algusest lõpuni nii palju sulle andnud, nii lihtne, nii mõjuv. See on sulle andnud, su lähedastele andnud ja sa oled seda ka oma igapäevatöös tegelikult endalegi teadmata kasutanud. Ja siis sa tunned, et sa tahaksid seda nagu edasi õpetada või edasi kanda või kirjutada sellest mingi materjal, õppematerjal või kas kõnes või kirjas õpetada edasi, anda edasi, võib-olla ka pärandina oma perele, kas suuremale ringile või väiksemale ringile, siis see on juba selline meistritasand. Meistritasand on ka see, kui sa suudad, kui sa ei õpeta seda edasi, aga sul on tervis olnud võib-olla varasemalt väga nõrk ja sa oled saanud võitu mingist haigusest. Mitte ainult puhtalt reiki pärast, aga reiki on seda suuresti sinu tervist toetanud. Reiki on ainult toetav, rikastav, ta ei ole millegi asendus. Meditsiinitöötajad on kadunud minu juurde reikit õppima. Ja teadvustatakse, et see on täiendus, rikastus. See on baas, sest kõik saab alguse energialt. Energialt, mõtetelt, ideedelt. Kõik muu on selle tagajärg. Sellepärast on ta nii mõjuv. Ürgne nii-öelda õpetus. Ja seega on kaks meistritasandit. Keegi, kes saab meistriks iseenda tervise üle, enda kui terviku üle, loob tasakaalu sinna, sest reiki on tasakaalu õpetus. Siis valgus, allika valgus, aga ta tegelikult on mõeldud tasakaalu loomiseks. Sinu sees ja sinu ümber, kõikjal. Ja või siis sa õpetad teistele edasi. Läbi oma kogemuste, läbi oma
lähikondlaste kogemuste, läbi oma klientide kogemuste, iseenda, oma õpetaja kogemuste. Just seda mina olen teinud, luues e-kursuse 1-3, kaasa arvatud 3. astmele, kus ma olen toonud välja siis kõige põhilisema. Ja see on ka soodne hind, sellepärast et see on soodsam kui kõik 3 koha peal tehes, sest see on kaugversioonis ja see on teatud mõttes kõige põhilisem on seal esile toodud. Aga annan kindlasti ka materjali, kus saab täiendada oma teadmisi ja nii edasi. Seda on võimalik tasuda ka 2, 3, 4 jaos ja kõikjal kohe saadaval, et vaadata, omas tempos läbi teha, et see mulle meeldib ka. Lõpus on ka videokõne, kus me räägime küsimused-vastused, räägime, mis olid need kõige suuremad ahaa-momendid, erinevad sellised teemad, mis on üles tulnud. Väga põnev on see olnud. Kõige suurem teema, mis on Reiki minu õpilastel tervendanud, on andmine, saamine, vastuvõtmine tasakaalus, ehk ei ole osatud võtta vastu. Mul on nii, et enamasti on mul naisõpilased, on olnud ka üks meesterahvas, kes on meistri tasandit teinud. Ja kui sul on näiteks, oled seda teinud ja sa tunned, et su tervis, ütleme nii, et minu tervis on, ma olen terve kui purikas ja sellepärast ma arvan, et mul on ka õigus sellel teemal rääkida, sest mina arvan, et ma olen Reikiga väga palju ennetanud ja hoidnud ülal nii-öelda läbi aja. Mina olen siis Reikit õppinud aastast 2012. Reiki meister olen siis 2013 aastast. Ja nüüd ma olen juba Reiki õpetaja, nagu ma ütlesin, ma teen seda e-kursuse vormis, ülevaatliku sellise toreda. Ja mulle endal on see väga palju rõõmu tekitanud ja kõikide mulle osalistel ka, kes on olnud minuga nii enne Reiki kursust, Reiki kursuse ajal, aga ka peale Reiki kursust me hoiame ühte ja räägime sümbolitest ja mis aitavad mingis erinevas elulises olukorras eriti meelde tuletada niimoodi. Aga kui sa teed seda ja keegi ütleb, et aga Reiki on võltsvalgus või kuigi see on algallikaga ühendus, see on kõige puhtam, et on öeldud, et on ka teisi veelgi puhtamaid, siis minu jaoks on Reiki kõige puhtam, kõige loomulikum, kõige looduslikum. See aitab mul ka loodusega koostööd teha. See on kõige minulikum ja minuga jääb Reiki surmani elukestvalt. Reiki meistrina võin öelda, et see on praktika, mis on tulnud, et jääda minu ellu. Ja see on mulle väga palju rõõmu valmistanud, panustanud ja ma olen väga palju erinevaid praktikaid kasutanud, õppinud, kuid see on see, mis on jäänud ja ma leian, et igas sellises elumuutlikus perioodis on väga tähtis, et sul oleks mingi praktika, mis maandab sind, mingi baaspraktika, mis on alati sinu jaoks toiminud. Just nagu mingi toit, mis on alati, kuidas öelda, tekitab sulle kergust, head, sa tunned energiliselt ennast, toit väärtuslik, midagi sellist. Või on see jalutuskäik looduses, mis sind on väestanud läbi aja, on see hingamine. Ainuke asi, mis on võib-olla Reikist veelgi algsem või sellisem praktika on hingamispraktika. Aga ärgem unustagem, et hingamispraktika on ka osa Reiki praktikast, see on Qi, eks ju, see on osa. Nad on omavahel väga seotud. Lihtsalt Reiki täiendab veel erinevaid loodusosasid. Aga Qi, Reikitas on ju elu, jõu, energiaõpetus, see on universaalse loodusega koostöö. See on kõige loomulikum, looduslikum viis ja kui keegi ütleb, et see on võltsvalgus, siis kuigi see on valgusõpetus, siis siiski ta loob tasakaalu koos tasakaalu seadustega looduses. Et ta ei pelga oma varju, teha varjutööd, sisemise lapse tööd, Reikiga, kõik see on omavahel seotud. Reiki on terviklikkuse õpetus. Et kui keegi räägib sellist juttu, siis tegelikult ta ei ole teadlik. Ta püüab probably oma teenust või toodet müüa selle pähe. Aga Reiki on olnud iidsetest aegadest olemas. Teda lihtsalt avastati
või noh, pandi inimkeelde siis on ju hiljem, aga see mõndadel on ka nii, et ma oleks nagu teadnud seda reikit varem, kui on nagu tuldud õppima, aga lihtsalt see sai selle kinnituse. Minul oli samamoodi, kui mina reikit õppima läksin, ma olin justkui alateadlikult teinud mingeid valikuid või tegusid, mis olid väga reikilikud, aga sain sellele kinnituse ja teadlikkuse ja veel täienduse rikastuse ja minu jaoks see lihtsalt võimendas seda praktikat ja niisugune teadlikuks muutumine on päästav. Ja minul on reiki läbi aja, siis sellest ajast, kui ma olen seda õppinud, väga palju suureks panuseks olnud ja mis mulle selle juures meeldib, on see, et ta on hästi loomulik ja pehme viis tervendamiseks. Ta ei ole selline äärmuslik ja tahan seda ka öelda, et reiki mitte kunagi, reiki praktika ei vastandu ühegi teise praktikaga. Ainuke, mis ta saab teha, on täiendada ja rikastada. Aga ta ei vastandu, et ma olen parem või see on halb, see on õige, see on vale, see on hea, see ei ole hea. Reiki on ainult vaikuses, teadlikkuses, oma väes lihtsalt nii intelligentne energia, et ta lihtsalt toetab ja valgustab, et olemasolevat. Ja tõeline reiki meister tõepoolest on tegelenud nii varjutööd ja kõik. See on tõeline valgustöö selline baas, et ilma selleta sa ei saagi olla valgustöötaja, kui sul pole tasakaal nendes asjades. Seega ma leian, et reiki on kõige autentsem, mitte võlts praktika kohe kindlasti, et keegi, kes ütleb selle kohta seda, et ta ei tea, ta ei ole sellega kokku puutunud või tal on mingi oma sisemine konflikt selle teemaga seoses ja ma leian, et see teema võib olla sellest, et mõistus ja süda teevad koostööd, hing ja mõistus teevad koostööd. See tähendab seda, et kui keegi vastandub reikile, siis on sealt seesama teema. Ehk siis nais- ja meesenergiad on konfliktis tema sisedünaamikas. Tõeline reiki meister on tasakaalustanud endas ja tervendanud mees- ja naisenergiad. Sellepärast ta ei ütle, et see praktika on õige, see praktika on vale. Ta ei näe seda niimoodi. Ta on tasakaalus sellega, sest tema enda sees on tasakaal. Ta on teinud sellega rahu. See ei mõjuta teda niimoodi. See tähendab seda, et tal on puhkamine, aktiivsus tasakaalus. Tal on passiivsus, aktiivsus tasakaalus, tal on mees- ja naisenergiat tasakaalus ja nii edasi, ühesõnaga. Vastuvõtmine, andmine, need on tasakaalus kergusega, küllusega. Tervise osas on tal samuti, mina isiklikult arvan, et kui sa oled reiki meister õpetamises, siis sa võiksid olla väga hea tervisega. Siis sa oled minu jaoks nagu aus. Aga reiki meister saab olla ka iseenda tervisele. Ja selles suhtes küll, jah. Et ma olen näinud tuntavalt, kuidas neerudes on paremini, et arsti nendes diagnoosides või kuidas öelda piltides näitab. Et peale reiki regulaarset kasutamist on täiesti uskumatult need parem pilt. Ja täna mul oli üks klient siis, kes kuulas väljas sellist juttu, et see on võltsvalgus, on ka paremaid praktikaid ja nii edasi. See inimene on praktiseerinud reikit aastaid. Tal on küll olnud 3 erinevat reiki õpetajat. Mina isiklikult, minul on olnud kõik üks ja sama reiki õpetaja. Kõik astmed. Ja mina isiklikult arvan, et oleks võib-olla parem, kui on kõik. Või samas võib-olla see aitab näha ka erinevatest vaatenurkadest, sest igal reiki õpetajal ka omad kogemused. Aga baas on baas ja reiki on baas. Muutuste ajal on hea, kui sul on mingi selline ankur. Mingi praktika, on see hingamispraktika, mediteerimine, jooga, looduses matkamine, sport on ka tegelikult meditatsioon teatud mõttes. Mingi hobi, mis
teeb sulle rõõmu, toob sind hästi kohale. Sa oled distsiplineeritud ja sa tunned tulemust, sa tajud, tunned tulemust. Ja mis ma tahtsingi öelda, et kui ollakse liiga mõistuses, siis need naeruvääristavad reikid kõige rohkem, kes on liigses mõistuses. Aga paradoksaalne on see, et just nemad vajavad seda tasakaalu mees ja naise energiate vahel ehk tulla rohkem oma kehasse, tulla rohkem, võtta aega ka puhkamiseks, nautimiseks, vastuvõtmiseks. Nad on arvatavasti pidanud olema läbi elu liiga tugevad ja meesenergias, on ta siis mees või naine. Nad naeruvääristavad seda, nad ei taju, nad isegi lülitavad ennast välja selle tajumise osas, blokeerivad ära, aga see töötab tegelikult nende kahjuks. Reiki on ikkagi olemas tasakaalus, mees ja naise energiate tasakaal, isegi peale selliseid hinnanguid. Temal on see tasakaalus, aga see, kes naeruvääristab või püüab maha teha, püüab kas ise mingit toodet teenust selle asemele pakkuda või siis mis on sellisem ajutisem, sest reiki on alaline praktika, mis toetab alaliselt sind, kui sa alguses vähemalt integreerid. See on investeering. Ja just seda ta tegelikult vajab. See on paradoksaalne, et tema hing teab, et ta vajab tasakaaluks seda praktikat, sellepärast ta on selle avastanud, aga ta töötab iseenda vastu. Tema sees on sõda mees ja naise energiate vahel, mis on väga palju inimkonnas globaalselt probleem. Ehk siis ema-isa, mees ja naise energiate konflikt. Aga just reiki paradoksaalselt on see, mis aitab luua sinna tasakaalu ükskõik, mis varem on sinu elus olnud. Ta alustab justkui nagu uuel lehelt sinu enda sees sisedünaamikat muutas. Ja seda väga pehmel, peaaegu märkamatul viisil, kuid tuntaval, tagajärg on tuntav. Ka igasugused sõltuvused kaovad ära. Mis on varem meele mõistusega kinni hoitud, harjumusest kinni hoitud. See vabaneb. See on kõige loomulik, looduslikum viis. Praktika on minu elu näidanud ja mina olen sellele väga tänulik ja ma olen tänulik, et ma olen saanud seda ka edasi õpetada teistele, et avastada seda sellist tervenemisviisi iseenda sees ja oma elus ja edasi anda seda. See on ilus. Vaatame vahepeal ka mingi reiki sümboli siia. Lahananai. Lahananai on siis teatud mõttes nagu Merkaba täht, kus ongi sina kui tervik seal sees. See on juba meistri sümbol. See on ka esivanemate selliseks austuseks. Ja see on küll ebatraditsiooniline sümbol. Reikis on ainult mõned traditsioonilised. Kuid ta on väga tore sümbol. Ja sellest sümbolist, kuidas seda joonistatakse, mis on selle mõjud läbi minu pilgu ja nii edasi, rohkem infot selle kohta saad, kui tuled osaled minu e-kursusele, et seda saab ka 50-50 siis tasuda. Nagu ma ütlesin, keegi küsis siin, et kas ma saan seda tasuda niimoodi 2 kuu jooksul 2 jaos 150 ja 150, muidugi saab. Siin ma saadan lihtsalt 14 videot ennem ja 14 siis, kui teine osa on. See on mõnus tempo, see on väga kogu eluks panustav, elu muutab. Kõik minu õpilased on teinud endale toredasti märkmikud selle info baasil, pannud kohe rakendanud teemad töösse, igapäevaellu ja see on nagu väga tore. Hiljuti mul oli siin üks meditsiinitöötaja, kes on ka läbinud mu reiki kursuse ja ta kukkus jalgrattaga ja kuigi tal on kondid luud väga tugevad, siis ta murdis oma luu ja ma tuletasin talle meelde, et ära siis unusta seda tasakaalu sümbolit, see tervendamise sümbol, et aitab kaasa lihtsalt tervenemisele. Eks ju, reiki kunagi ei ütle, et midagi on õige või vale. Ta lihtsalt on leppimises, universaalses armastuses, teadlikkuses ja tasakaalustamises.
Ta liigub alati sinna, kus on, kuidas ja on vaja, kus ja kuidas on vaja, et toimida kõige kõrgema hüvangu heaks. Ta loob tasakaalu. Seega probleem on seal, kui keegi vastandub sellele tasakaalule, tasakaalu praktikale, siis tegelikult ta ei taha veel, ta elab eituses. Ta ei taha veel tunnistada endale, et ka temal on vaja puhata, ka temal on vaja leida nais-mees energiate vahel enda sees tasakaal. Ta võib-olla on ka süüdistav väga palju meeste või naiste osas või oma vanemate osas, aga mis seda kõike aitab justkui nagu ühe hoobiga ongi reiki praktika, sest ta muudab enda sees midagi, siis ta muudab ka, reiki tervendab nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku. See on ka minu e-kursusel väga kenasti välja joonistunud ja see on imeline. See on imeline. Iga päev reiki ei ole ainult maagiline ja imede keskne. Reiki on äärmiselt praktiline. See on loodusega koostöö. Kuigi reiki on oma olemuselt selline pehme, aeglane, tasakaalus, siis oma väelt on ta ikkagi, no see on nagu väga naisenergia, pehme, voolav, tasakaalus. Aga oma väelt on ta väga meesenergia, oma konkreetsuselt väelt, oma kindluselt. Ja ka tema sümbolid on üpriski meesenergia sümbolid. Kas sul on emahaav, isahaav, mingi lahkuminemise haav, hingehaav või füüsiline haav, reiki toetab ja aitab sind ükskõik mis ajal. Ja igapäevaselt ka erinevate igapäevaste toimingute juures loob ta sellist meelerahu, ka sügavama tund, aga meelerahu, kindlust, rõõmu, heaolu, sellist, et kui maailmas on virvarr, siis ta toob sind hästi iseendasse kui tervikusse, kontakt iseendaga kui tervikuga on reiki ja seda ma ju õpetan siin YouTube'i lehel ka, et minu jaoks on see kõige loomulikum, kõige puhtam energiapraktika. Ma väga austan seda praktikat ja mis tal on inimkonnale anda, et see on nagu suurepärane, loodus on kõige eest hoolitsenud, eks ju, et nii naturaalne, orgaaniline. Ja õnnega on koos need, kes on selle avastanud ja kes seda austusega praktiseerivad. Nende elu kvaliteet on täisväärtuslikum. Sellega ma lõpetan. Kui sa soovid sellest kursusest osa saada, siis võtta minuga ühenduskontakt on siin all. Nii et ärge kuulake, kui te olete valinud mingi praktika ja see on aastaid teid teeninud, siis elu muutustes ikka inimesed kipuvad arvamusi avaldama. Aga kui see on sind teeninud, näiteks mul oligi mul see täna klient on ju, ta on aastaid seda teinud, tal on alati nõrgem tervis olnud ja ta on aastaid seda teinud, tõesti väga pühendunud, distsiplineeritud reiki praktik. Meistri tasandini on selle kaasa arvatud õppinud, siis, ja ta on seda teinud, siis meie eelmisest vestlusest ta veel tegi reiki praktikat, aga ta sai minu jutu käigus aru sellest, et vahel tema on meesterahvas, eks ju, et ta sai aru, vaata mehed on hästi mõistuses, kõik muu reiki kliendid on hästi mõistuses või niisugused tegusad, meesenergias, on ta mees või naine, kõik on meesenergias. Ja mina loongi siis tasakaalu mees- ja naisenergiate vahepeal läbi siis reiki, läbi oma enesearengu teekonna raamatute ja nende videode siin. Ja ma ütlesin, et see on okei vahel lasta lahti kõik need praktikad ja usaldada. Ja tema jaoks oli see uus kogemus, kuigi ta on teinud meistri nii tublisti järginud neid reegleid, harjutanud just nagu mina seda algselt tegin. No ma olen kauem ka reiki õpetaja olnud kui tema. No reikit õppinud kui tema. Ja aga vahel on vaja kõik need praktikad, kui sa oled piisavalt harjutanud,
on vaja need lahti lasta ja usaldada, et need on alati sinuga just õigel ajal, õiges kohas, õigete inimestega sinuga niikuinii integreeritud. Et selline usaldus. Usaldamatus tuleb sellest, kui ei ole olnud väga hea kas otsene või kaudne kontakt oma isaga, siis on elu või iseenda suhtes usaldamatus. Aga vahel on vaja usaldada last tundmatust ka. Siis see alles läheb tõeliselt töösse. Siis see läheb nagu tõeliselt praktikasse. Kõik see eelnev on olnud selle ankurdus, baas. See ei ole läinud luhta. Ja tema jaoks oli see elamus siis eelmisel vestlusel. Seekord keegi oli talle maha teinud reikit. Ja seekord ta ütles, et ta on 6 aega olnud haiguslehel. Ja pisut rohkem kui 6 on ta, no ütleme nii 2 kuud või midagi niimoodi, on ta siis mitte teinud reiki praktikaid, sest ta on kuulanud välist virvarri. Varem tegi ta aastaid reiki praktikaid. Ja kuigi ta tervis on nõrgemapoolsem läbi elu olnud, siis ta on väga palju ennetanud oma kas alal hoidnud seda heaolu, mis on võimalik tema jaoks parimal võimalikul moel. Ja ka ennetanud uusi terviseprobleeme. Sest nüüd, kui ta selle reiki praktiseerimise või reiki maha tegemist jäi uskma, kuigi ta on aastaid teinud enda, et see on tema jaoks ennast tõestanud, oli ta 1 kuu siruli maas kodus. Ei saanud töötada haiguslehel. Ei saanud töötada, ei saanud midagi. See tuli selleks, et talle näidata, kuidas tegelikult see, kui ta igapäevaselt ikkagi praktiseeris, mille väärtus see oli. Et see on hoidnud teda nii kaua liikuvana ja heaolus tervis on paremuse suunas läinud reikiga. Ka neerude pilt on parem olnud ja nii edasi. Meditsiinilisele muidugi kaasabiks on reiki olnud tal, reiki praktika, muidugi. Ma toetan seda. Aga seda täiesti ära jättes andis kohe tema keha, meel ja hing tunda, et see on ikkagi sinu praktika. See on ju töötanud sinu jaoks varasemalt, aga sa ei ole võib-olla osanud seda märgata või see on sinu jaoks nii harjumuseks muutunud ja käega oled löönud. Mis selle vastu aitab, on see, kui sa alustad uuesti. Ja 21 päeva järjest vähemalt ja vaatad, kuidas jälle taastub su tervis. See on et kui see on varem ju toiminud sinu jaoks, siis ära kellegi arvamuse tõttu pööra selga sellele, mis on sind tegelikult tõeliselt toetanud. Jää kindlaks iseendale, oma sisetundele. Ja kui sa oled liiga ülemõtlev või selline maine tegus, rohkem meesenergias inimene, oled sa mees või naine, siis reiki toob kindlasti sinna sellist voolamist, elu usaldamist, ka nautimist kohal, pehmust rohkem. Yin-yang. E-kursuse info panen ka siia alla, kontakti panen siia alla. Ja kui sul on veel mingeid küsimusi seoses sellega, võta minuga ühendust. Mu email on ka siin all. Lihtsalt tahtsin sulle jagada oma rõõmu reiki avastamisest minu jaoks. Ma tahan seda rõõmu ka teistega edasi jagada. Ja olen juba jaganud. Ma olen siis reikit edasi õpetanud umbes 1-2 aastat. Jah, 2 aastat, seepärast vahepeal ma tegin siin koha peal ka. Ja see on ka okei. Aga mulle meeldib see, et ma saan anda inimesele võimaluse omas tempos, omas asukohas, globaalses mõttes isegi. Kuidagi nagu mulle meeldib see, et sa saad omas tempos läbi seedida, sest tõesti mu klientidele meeldib teha märkmeid, luua selline teadmik sellest infost, mis sealt tuleb.
ja seal ma panin kõik parimad palad sinna. Muide, 2027 aastal ma teen ka 3 kuu eest sellise reiki hingesosinad ja reiki sümbolid on iga kuu peale, pildina siis ka väekana, mida saab hiljem, mis mulle mu kalendri juures väga meeldib, on see, et saab hiljem, kui on aasta läbi, saab neid külluse karbiks ümber formuleerida väga lihtsasti ja isegi kingituseks edasi anda, kui tarvis, et selle karbi ma samamoodi annan kaasa kalendriga. Mine vaatama koduleheküljelt. Sellel aastal siis mul 2027 aastal tuleb reiki tervenemine, tuleb ärkamine, veevalaja ajastu, kõrgemate hingesidemete ja loomine üleüldiselt, manifesteerimine, loomine. Sellised kõige mulle meeldivamad teemad panen ma ühte patta. Ja mulle meeldib see, et sa ei viska seda kalendrit aasta lõpus ära, vaid sa saad sellest luua midagi alalist. Ehk see on ka loodussõbralik. Ja see rõõmustab mind. See tekitab mul hea sooja tunde. Loodan, et ka sulle, sest juba tegelikult saab ennast nimekirja registreerida, kes on huvitatud sellest kalendrist. See kalender ise ilmub siis novembris umbes ja aega on veel, ei pea ettemakset tegema, praegu lihtsalt vaatan, mitu tellida. Et ettemaksed või need maksed tulevad hiljem. Aga juba on ennast registreerinud sinna kalendri nimekirja. Ka täna lisandus seega väga rõõmustav, aitäh teile, olge hoitud ja kohtumiseni!